Tervist ja tere kuulama järjekordset saadet sarjast investeerimisideede universum, mille toob kuulajateni KPMG Estonia. Ja tänases saates teeme juttu põllumajandusest ja toidust. Need on eluks äärmiselt olulised asjad. Ilmselt kõik muud teemad, millest me varem oleme rääkinud, on sellised, millega saab kuidagi hakkama. Kunsti ja auto ja kõige sellega me saame hakkama. Me Ameerikast oleme rääkinud, ilma Ameerikata saaks väga hästi kosmosest hakkama. Alustasime kosmosest. Ja, aga võt ilma toiduta ei saa kuidagi hakkama, et see on äärmiselt oluline asi ja me oleme selleks tulnud Tartusse, mis on ju Eesti põllumajanduspealinn, et siin on põllumajandusülikool ja ümberringi on viljakad maad ja väga palju põllumajanduse ja toiduga tegelevaid ettevõtteid on ka siin olemas ja meil on stuudios selle valdkonna, selles mõttes nagu kaks võib-olla äärmust, et Veljo Ipits on üks kogenumaid tööstureid Eestis, Salvesti omanik, tere tulemast. Tere. Ja Robin Saluoks esindab siis startupi maailma, üks edukamaid selle valdkonna startup, e-agronoom on siis Robini asutatud ja tere sulle ka, Robin. Tere. Ja saatejuhtidena ikka siis vanad head Hanno Lindberg KPMG-st ja mina olen Hando Sinisalu. Ja vahele veel, et me mõlemad oleme ka Tartust siin koolis käinud ja Tartust pärit, et jah, ei saa kuidagi ilma Tartuta, me ei saa kuidagi hakkama. Me räägime investeerimisest ja KPMG tegi päris põhjalikud analüüsid siin nii inimaju kui tehisaju kasutades ja nende analüüside lühikokkuvõte, nii palju kui mina nendega tutvuda jõudsin, oli see, et meil Eestis on meeletu kasutamata potentsiaal, ehk et tegelikult põllumajandus siin, ütleme, võib-olla ei paistagi välja, me ei tea neid numbreid, aga meil on hämmastavalt hästi sellega, selles mõttes, et Eesti nii looduslikult, geograafiliselt kui ka tulemuste mõttes meil on nagu täiesti maailma tasemel põllumajandus siin. Aga seda ei ole nagu ärina, võib-olla seda äripotentsiaali täiel määral rakendatud, et see oli selline minu 30 sekundi kokkuvõtte sellest analüüsist, Anno, see sinu tiim ma lihtsalt mõned numbrid ka ikka vahele, numbri inimesena pean ikkagi ütlema, et see toodang Eestis, see võib muidugi ka aastate lõikes varieerida, on pealt 11 tonni siis lehma kohta. Järgmine on Taani. Me räägime piimast praegu. Piimast, eks ole, piimast, jah. Et Eesti on siis Euroopas number 1. Number 1, et pealt 11 tonni aastas, Taani on järgmine 10 tonn vähem ja siis tuleb Holland. See on nagu natuke isegi võib-olla uskumatus, me oleme harjunud sellega, et Taani ja Holland on, eks ole, ülimalt efektiivsed põllumajandusmaad, aga nüüd Eesti on nendest eest. Millest see tuleb, kuidas see võimalik on? Ma ei tea, Robin on ilmselt õigem inimene siin vastama, aga eks meil on ikkagi suhteliselt hea eelis siin, kui piimainimestega rääkida. Ja, ma arvan, et seal on nagu mitu aspekti. Üks asi on see, mida me peame ise alati tähele panema, on see, et piimaliitrid lehma kohta ei ole alati ka kasum lehma kohta, aga ma arvan, meil on ka üpriski kasumlikud võrreldes Euroopa Liiduga, eks ju, üpriski kasumlikud piimafarmid. Ma arvan, üks osa on see, et meie piimafarmid on Euroopa keskmisest kõvasti suuremad ja nad on suutnud investeerida sellesse tehnoloogiasse, mis on, ja teadmistesse, mis on vajalikud siis selle piima toodangu efektiivsemaks muutmiseks. Teine aspekt, mis muidugi ilmselt, ütleme, ühe lehma tootlikkust nii väga ei kasvata, eks ju, aga seda toodangu kättesaadavust parandab, on see, et meil on tegelikult ka päris hea kliima piima tootmiseks. Et meil on, võrdleme siin näiteks Hispaaniaga, eks ju, mis on teine äärmus, kus sademeid peaaegu ei ole, eks. Meil on ikkagi piisavalt sademeid ja võimalus seda sisendit sellele lehmale nii-öelda toota. Aga kas see asjaolu, et meil talveperioodil lehmi õues ei saa karjatada, kas see ei muuda seda ebaefektiivsemaks? Kindlasti muudab mingil määral, et minu arust üks suur teema ilmselt täna on ka toetuste teema, et võtame Uus-Meremaa, kus toetuste, kindlasti seal on ka mingid omad süsteemid, aga seda nii suurt üldpõllumajandustoetuste süsteemi ei ole seal. Aga seal on mingid piirkonnad, kus on ka sademeid piisavalt, aga samal ajal need lehmad ongi aasta läbi põhimõtteliselt saavad kuhugile varju alla minna, aga nad on väljas, et selge see, et need investeeringud on seal väiksemad, aga sellegi poolest, et
et selle farmide suuruse ja selle, ma arvan, toodangu või ütleme, sööda kättesaadavusega on Eesti, ütleme, tootmine päris efektiivseks muutunud. Et ühesõnaga piimaga on meil hästi ja seal võiks olla ka veel kasutamata potentsiaali. Aga küsiksin kohe Veljo käest juurde, et mis need sinu sisendid on ja kas nende sinu sisenditega on asjad hästi? No meie piima jah ei kasuta väga. et eks jogurteid ja piimatooteid toodavad rohkem piimakombinaadid, aga meie sisend tuleb ikkagi põhiliselt on puujuurvili. Ja on kartul, porgand, kapsas, kurk, siis sinna juurde kuuluv till ja kõik see. Ütleme nii, et ega selles mõttes ei ole ju ka Eesti kliima sugugi halb. Me ei saa küll võrrelda ennast siin võib-olla kusagil Ungari ja Bulgaariaga, kus mõningaid tomateid ja kurki on kindlasti lihtsam kasvatada, eks, aga Eesti ei ole selles mõttes sugugi halb piirkond. Ja kui siin tulevikku vaadata, siis tõenäoliselt natuke meie kliima võib veel soojemaks minna ja ilmselt on ka siis sellistele toodetele kindlasti Eestis kasvuruumi ja neid on siin tasub neid kasvatada. Kui palju te kodumaist toorainet kasutate? Ma olen kuulnud mõne toidutöösturi käest, et Eesti häda on see, et ikkagi kogused on piisavalt väiksed, et raskusi on nagu selle tarne stabiilsusega, et ma ei tea siin näiteks maasikate või rabarberiga siin ma olen kuulnud jutt, et nagu on hea aasta, siis ei ole probleemi, aga tootmise on sul vaja ikka väga stabiilset sisendit. Ütleme nii, et ega siis meie tootmismahud ei ole ka nii kolossaalsed, võib-olla mis annaks võrrelda, ma ei tea, siin Saksamaa ja Inglismaaga, eks, et me ei saaks oma toorainet siit kätte. Tegelikult on aastate jooksul ikkagi välja kujunenud kindlad partnerid, kellega meil on pikaajalised lepingud ja me oleme leidnud endale ka partnerid, kes meid usaldavad ja keda meie usaldame. Reaalsus on see, et need ühe aasta võidu ja kaotajad, kes tulevad, kui on hea aasta, siis ta tahab kõik sulle ära anda ja siis kui on kehva aasta, siis ta tahaks selle turu peal või kusagil mujal maha müüjaks. Et sellised aegajad ikkagi tekivad, aga nad ka väga kiiresti kaovad. Et kui see põllumees tahab ka omale ikkagi stabiilsust, siis ta tahab osta seadmeid, masinaid, tahab olla ka oma põllumaa harida selliselt, et tal oleks seal õiged jaotused ja meie teame ka, kellega on tegemist, et ta on korralikku väljaõppe saanud, et me saame toodangu sellise, mis meil vaja on, et saame nendest seemnetest kasvatatud kartuli või porgandi, mis meie toodangusse on sobilik ja et meil ei ole seal väga suurt varieerumist, siis see seltskond kujuneb ikkagi aastatega kindlalt välja ja me saame sellega hakkama. Jah, kui selle piima juurde veel tagasi tulles, siis jah, Robin ütles õieti, et hakkab sellest rohu kvaliteedist või klimaatilistest tingimustest pihta, aga kuidas nüüd selle juurvilja kvaliteediga on, et mis ma kuulnud olen näiteks, et Eesti kartul on ikkagi väga hea maitsega, see ütleme, et kasvutsükkel on pikem, ma saan aru, võrreldes mingi sellise Hispaania kartuli või millegagi, et kuidas sa oled ilmselt kasutanud erinevat toorainet, et kuidas meie see kodumaine juurvili siis võrdluses on? Eks megi kindlasti leiame need õiged sordid ja õiged kasvatajad, nagu ma ütlesin, sest ka selle sama kartuliga sa võid... Ikka parem kui Läti oma. Jah, seda küll, aga räägime asjast. Toota ka, kas sa toodad, ma ei tea, 10 kilo teed keedad potis või sa teed 10 tonne ja kui sul on ikka kartulisort erinev ja seal on kasutatud erinevaid väetiseid ja kõike muud, siis see lõpp-produkt, mis sa valmistad, tuleb kaupis teistsugune. Need režiimid, mis meil on välja töötatud, need ei tööta erinevate sortide ja erineva kartuli peal ka sugugi, nii et see, et sa saad kvaliteedi stabiilsena hoida, selleks pead sa ikkagi ka tegelikult väga põhjalikult tegema koostööd põllumehega ja siis, kui nad mõlemad teavad, mis vaja on, kuidas teha, siis sa saad ka selle kvaliteedi stabiilse. Et meie kliimatingimustes need kogused, mis meil on vaja, selle me kindlasti saaksime kätte. Pigem on põllumeestel tekkinud see probleem, et paljusid asju nad ikkagi ei ole suutelised mehhaniseerima ja tööjõudu on sisuliselt vähe. Kas või neid sama kurgikasvatajad, kes siin üks vahe tekkis neid üsna hulga, aga neid kadus ära lihtsalt sellepärast, et ei ole kurgikorjajaid. Ja need väiksemad tegijad ei suuda ka korralikke masinaid endale soetada ja siis ongi niimoodi, et kurk kasvab üle,
siis ei taha meie teda, siis on kasvatajale halb ja ei ole ka see tulemus kõige parem. No siit me on see rahvusliku arhetüübi küsimus, et võib-olla Robin ka, eks ole, et kas üldse seal maal, mina ei ole nüüd käinud, aga ma saan aru, et piimafarmides ja et palju üldse seal ikka seda Eesti tööjõudu on, et enne Ukraina sõda oli siis ikkagi peamiselt olid vist ukrainlased minu arusaama kohaselt. Palju meil üldse või kes meil seal põllu peal töötavad, et masinad, eestlased, ukrainlased. Seda statistikat ma ei tea ja seal oleneb nii tunnetuslikult või mis räägitakse? Oleneb ka, et kui võtta ikkagi neid ütleme sellised keerulisemaid töid, kus pead traktori roolis olema või ütleme mingi masinaga töötama, siis seal mulle tundub, et pigem on ikkagi eestlasi ikkagi rohkem. See on see, mis ma siin, nii palju kui ma ise olen ringi käinud, aga võib-olla tõesti käsitöös on, maasika korjamine on ikkagi, ma arvan, sealt ikkagi eestlasi võib-olla leiab mingid hobikorjajaid, aga sisuliselt ei leiagi, eks. Et seal on ka seda innovatsiooni on nagu nüüd ikkagi pikalt arendatud, mingid maasika korjamise robotid, eks ju, et mis täna ei ole veel läbimurret teinud, aga nende viimase aja tehisintellekti arengutega, kes teab, millal see klõks ükskord käib. No see ongi selles mõttes huvitav, et tehisintellektist räägitakse, et tehisintellekt kirjutab luuletusi ja joonistab maale ja teeb finantsanalüüsi, aga kurki peab ikka inimene korjama, et see nagu kuidagi mingi loogika viga tundub siin olemas. Keerulisemaid asju, ma arvan, ma olen juuksuritöö näiteks, eks ju, ma arvan, see on nagu sellised asjad on need viimased, mis ja kurgi korjamine ka, eks maasik korjamine. Kusjuures on näiteks operatsioone teevad robotid, kui on vaja veresoont tõmmelda, siis seda teeb robot paremini kui inimene, et nagu midagi siiski nagu suudetakse ka nagu käsitööliselt teha, aga millegipärast kurke ja maasikad ei korja. No jah, et ega päris vist kõiki ei saa, kunagi oli ju anekdoot sellest, kui habemajamisaparaat, et pistad lõua sisse ja siis ajab habeme ära, öeldi selle peale, et aga lõuad on ju erinevad, aga algul on, aga pärast on ühesugused, et ega need masinaid ka kõiki teha ei saa. Meil on näiteks selline alalõik ikkagi, et purki masin ei pane. Need peab ikka käsitsi toppima ja kahjuks see nii on ja me ei näe ka veel niipea võib-olla olgu see AI või mis iganes, et selline masin tehakse ja et see masin ka ennast siis ära tasuks, ütleme, see on kahjuks veel täna tegemata, et kõikjal ikkagi veel ei ole jõutud. Aga millest see ikkagi tuleb? Kas see on küsimus on nagu mastaabis, et see masin, ilmselt selle kurgi purki panemise masina saaks teha küll, aga võib-olla on küsimus selles, et ta lihtsalt ei tasu ennast ära teatud mastaapide puhul, et siis peaks olema... Suured kurgid peavad olema, suured purgid. Jah, ütleme nii, et ega see hooaeg, kui teda kasutatakse, on ju väga lühike. Kurk on ju tegelikult selline toode, mida ei saa ka külma panna, eks. Et kui ta tuleb, siis sa pead ikkagi suhteliselt ruttu ära kasutama ja ei saa külmikus sügavkülmast, et me võtame maasikad, kõik muud marjad me saame ju valmistada, need moosid või ükskõik tooted, ükskõik mis ajal enam. Täna mari tuleb, puhastatakse ära, läheb sügavkülma ja on kvaliteet hea ja tulemusi ja võimalik teha. Kurgiga kahjuks ei ole võimalik sellist. Aga kui nüüd majanduslikku sellist loogikat otsida, mina saan aru, et siin on 2 probleemi. Üks probleem on see, et sul ei ole inimesi, kes seda tahavad tööd teha ja kui ei ole inimesi, kes seda tööd tahavad teha, siis see tähendab ka, et hind läheb üles. Siis on ka nagu see, et miks meil ju teistpidi võiks öelda, miks meil põllumajandustoetused on, põllumajandustoetused on sellepärast, et seda hinda mõistuspärasema hoida, et kui ma nüüd päris lükkaks selle turu nagu hinna peale, siis ma ei tea, kas me suudaks enam seda toitu osta. Ja toodangut kõrge, ütleme, toodangu kindlust hoida, et mingis mõttes, see on nagu huvitav, et see on nagu selle 10 aasta jooksul, mis me oleme meie agronomia ehitanud, et kuidas nagu me oleme seda toetusteks ka teisiti hakanud mõtlema. Et võib-olla ma isegi näengi toetuste ühe põhilise ongi see, et toidu julgeolek või toidu kindlus, et päris kui mõelda, kui üldse toetusi kuskil ei oleks, siis ja vaadata kõiki neid riske, mis põllumajandus on, siis oleks mõtet palju väiksemate sisenditega sinna investeerida ja seda saagikust saada, et sa saad kindlalt madalama saagikuse, aga sa teenid, eks ju, sa investeerid ka nii palju vähem sinna, aga nende toetustega tekib sul võimalus investeerida rohkem, selle läbi saada nagu ka kõrgemaid saake ja kui siis see kõrgem saak ei ebaõnnestub, siis sa saad vähemalt ikkagi selle toetuse kätte ja sa saad oma need investeeringud mingil määral võib-olla ära katta. Et
küsimus alati jääb, et kas see nagu toetused on vajalikud või ei ole, aga mulle tundub, et see on see, et kui me üritame neid mõtestada, siis võib-olla see on isegi see peamine nagu põhjus, eriti kui vaadata neid viimaseid aastaid, kus need ilmastikud on olnud päris keerulised. Aga toetuste osas me oleme täna ikka umbes 2/3 peal Euroopa Liidu, ütleme Prantsusmaa ja Hispaaniaga võrreldes. Et seal on veel arenguruumi, et kui ma vaatasin hämmastavat riigid nagu Malta ja Küpros, et nendel olid nagu päris, ma ei kujuta ette, kus kohas Maltal on võimalik üldse põldu pidada, et nii väike saar ja nii kuiv ka, et aga toetused olid päris korralikud. Hektari kohta, jah? Võib-olla seal on see, et see põllumaa pind on nii väike ja need oleneb ka, mida sa kasvatad, eks. Ja selles mõttes on väga, ütleme, imetlusväärne ongi köögiviljakasvatus ja sellised valdkonnad, kus tegelikult sisuliselt tehakse ilma nagu pindalatoetuseta seda. Et võtame maasikakasvatuses, ütleme näiteks see tulu hektari kohta on nii palju kõrgem, et see toetus enam, sa teed, ma arvan, Eesti suurima maasikakasvatajad on, ütleme, see pindala on nagu nii väike ikkagi, et see pindala toetus moodustab kogu käibest nii väikse osa, eks, et tegelikult mingid valdkonnad saavad ilma toetusteta hakkama ju küll ilma selle üldise pindala toetuseta. Aga kui see inimtööjõud on selline pudelikael, et me siin enne rääkisime, et meil on nagu mitu asja hästi, et meil on toidu kvaliteet, ilmastik soosib teatud kultuure, on kvaliteet seetõttu parem, meil on ka, tegelikult on olemas oskus ja traditsioon ja kõik see, aga nüüd, kui ikkagi töötajaid ei ole, et kui mõelda sellele, et oletame, et tahaks kõvasti arendada siin äri, salvest tahaks, ma ei tea, kasvada 10 korda suuremaks, kui ta praegu on, et kui reaalselt ikkagi tööjõu taha see asi jääb, et see ei ole ka otseselt nagu rahaga, et raha eest saab, eks ole, automatiseerida ja toodet arendada kõike, aga ei ole mõistlik ju investeeringu raha kulutada kõrgemateks palkadeks, et see ei ole jätkusuutlik mudel, et kuidas seda üldse siis lahendada saab, kui see tööjõud on see põhiline pudelikael siin? Ilmselt salvesti mõttes, ma arvan, ainus pudelikael vast ikka ei ole. Jah, ei kindlasti see meie jaoks ei ole ainuke pudelikael, see tööjõud, ütleme, meie oma tehases oleme seni ikkagi tööjõuga hakkama saanud veel. Tunnistame, et suvel me kasutame ka veel lisatööjõudu ja eelkõige kasutame ära oma vanu pensionäre, kes hea meelega võib-olla see paar nädalat, kui meil on lisatööjõudu vaja, tulevad ja kasutavad seda võimalust lisateenistust saada ja oleme kasutanud ka koolinoori, et nendel oleks võimalik tööd leida, sest ega selle kooliõpilasel ei olegi väga kerge täna kusagil ettevõttes tööd saada. Et on nemad õnnelikud ja meie saame oma töö tehtud, eks. Aga selge on see, et ega meiegi kõike mehaniseerime, automatiseerime, kus meil on vähegi võimalik inimene asendada seadmega, siis me seda ka täna väga selgelt teeme ja see on meie kindel suund. Aga kasvatajate poole pealt siin, enne oli kasvatatud näiteks, ega siis hind lähebki üles, kas või sama maasika hind. Me käime ju turul kõik, eks, et näeme, maasika kilo on 3 kilo liha ja kilo maasikaid umbes selles hinnaklassis kevadel, eks, et siin ei ole midagi imestada, ikkagi ostetakse ära, et see hind paneb lõpuks paika ja kui hakatakse head hinde maksma, siis tuleb ka tootjaid juurde. Et see saab sellise lahenduse, ma arvan. See on võib-olla üks küsimus, ütleme, küsimus on ka selles, et ka kus see turg on, ja et lõppkokkuvõttes Eesti turg on meil siin olemas, Eesti turule, kui me müüme, meil on 2 eelist, üks on see, et transpordikulud on madalad ja teine on see, et see kohaliku toodangu bränd, eks. Aga kui mida kaugemal hakkad minema, näiteks jõuad Berliini, tahad seal müüa, siis need mõlemad kaovad ju täielikult ära, eks ju. Esiteks, ta on väga kaugel, sinna transportimine on kauge ja teine küsimus on siis ka see, et seda brändi enam ei ole. Et see Eesti maasikas või Eesti toodang võib-olla ei ole seesama nagu on, ma ei tea, Šveitsi juust, eks ju, või... Aga härra Ipits müüb lastetoitu ja salvesti lastetoitu Saksamaal ja Inglismaal, et kuidas see võimalik on?
Eks ta on võimalik ja ma arvan, et me oma toodangu mahtu seal kindlasti ka suurendame, et tuleb lihtsalt teha kvaliteetset toitu ja teha stabiilselt ja ütleme, see vahemaa sellisele toidule ei ole väga suur, et me nii-öelda selle hinnaga ei oleks konkurentsivõimes. Eks ta kindlasti mingil määral hinda mõjutab. Hetkel meil viimane turg, kuhu me nüüd üritame saada, on see sama tänane sõjapiirkond Araabias ja oleme käinud seal messidel ja meil on oma partnerid seal olemas, tasapisi seda ka nii-öelda veame ja koguseid üritame sinna suurendada, et ütleme, et võimalik on. Aga veel toodete kohta, et mis on meie põllumajandussaaduste toodete häda see, et me tegelikult peaksime nad mingisse tasemesse ära väärindama. Meil toodeti mingi aeg läks väga populaarseks mahetootmine. Tänaseni on meist 23% on meil maast ongi mahe. Mis puudutab siin sama neid köögivilju, siis mahetootjaid veel palju, nad on suhteliselt väikesed ja nad kuidagi ei saa omavahel kokkuleppele, eks, et ma käisin siin korduvalt ja väga pikki perioode erinevates komisjonides, kus arutati seda, et kuidas saaks konkurentsivõimeliseks need mahetootjate toodang maailmaturul. Näiteks ma toon siin näite, et meie märtsikuus lastetoidu jaoks kartuli ostame sealt samast Hollandist või Belgiast lihtsalt ja oleme sunnitud ostma sellepärast, et tegelikult kartul suhrustub selleks ajaks juba ära, et meil ei ole seda kvaliteeti võimalik siit saada, et need samad mahetootjad või tootjad peaks nii palju kokku leppima, et ehitaks siis mõne tehase, mis siis kuubistaks, külmetaks ja teeks selle toote nii-öelda börsi võimeliseks, et saaks müüa ükskõik kuna ja mis muul turul. Et kui me läheme seda teed, et me paneme kasti ja proovime seda meie köögiviljasid kusagile Saksamaale või ma ei tea, Ungarisse kindlasti me ei suuda seal konkureerida juba hinnaga, eks, aga kaugemalegi, siis see lihtsalt ei töötaks, et meie võimalus on see, et luua see lisandväärtus vähemalt selle tasemeni, et on võimalik hulgi koguses müüa. Ja mul ongi mõlemale küsimus, et kui palju siis tarbija on nõus ikkagi selle kvaliteedi eest maksma või kui suur argument ikkagi see kvaliteet on, et üks asi on see, et me kõik ütleme, et me ilmselt tahame seda mahetoodangut, aga tihti öeldakse, et mida siis jaekaupmehed ütlevad, et kui nad tarbija käitumist vaatavad, siis ikkagi öeldakse, et tarbija käitub hinna järgi, aga et kuna oli Araabia maadest juttu, ma annan teile aega siis natukene mõelda, ma räägin ühe loo vahele, et ma siis 91. aastal olin vahetusüliõpilane, olin Taanis, õppisin seal paar aastat Taani ülikoolis ja siis meid saadeti ka sinna perede juurde ja siis ühe pere meespool oli siis Danisko, mis on üks Taani suuremaid põllumajandusettevõtete direktor ja siis ütles, et ta sai ühel hetkel Araabia maades seal kõne ja ütles, et te pidevalt saadate meile selle tankeritega, võid, eks ole, et mingite külmutustankeritega või nende, ma ei tea, mis nende nimi on, eks ole, saadate võid ja et viimane partii oli kehva. Siis läksid uurisid ja vaatasid ja tanker oli korralik, just uus tanker oli ostetud ja selles mõttes, et kõik külmutusseadmed töötasid ja väga hästi läks läbi ja uurisid, et ei saa olla. Et maitse oli täiesti vale. Siis hakkasid uurima, selguski tõsiasi, et eelmistel tankeritel kõik või oli halvaks läinud. Nad olid 10 aastat müünud roiskunud võid ja lõpuks jõidis see õige lurpaki või kohale. Aga siis ka algse küsimuse juurde, et palju siis tarbija on nõus selle kvaliteedi eest maksma. Kuidas me siis käitume tegelikult? Eks siin on ja tegelikult väga selge vahe, et inimesed küll ütlevad, tehakse mitmeid uuringuid ja esiteks räägiks sellest, et uuringuid palju sa siis eelistad Eesti ja kohalikku. Protsent nende hulgast, kes vastavad kindlasti eelistan ja nende osas, kes siis tegelikult ka reaalselt ostavad, on ikkagi päris nii-öelda korralikud käärid olemas, eks, et kõik ütlevad, aga tegelikkuses päris ei tee, et vaatavad ikkagi seda hinda. Ja maheda puhul on ka täpselt see teema, eks, et on teatud inimeste kontingent, kes on väga maheusku, kellel on ka need majanduslikud võimekus, kes suudab seda osta ja teebki seda, eks. Kahjuks selle mahe taga on see teema veel, et tema säilivus ei ole võib-olla alati see kõige parem, eks, et siin toon kas või sellise näite, et väga, väga populaarne on propageerida seda, et meie koolilapsed saaks kõik mahetoitu ja seda protsenti, kui palju see peaks olema mahetoitu, püüavad omavalitsused järjest tõsta. Tartu on siin üks eestvedajaid olnud ja meil on see juba 50 peal,
aga noh, ma ütleks, et kusagil on see mõistuse piir, eks. Et see sama mahekartul näiteks veebruaris kusagil, kui teda koolile sööklas pakkuma hakata, siis ta läheb juba siniseks. Ta ei seisa, midagi pole teha, reaalsus on selline, et me peaksime võtma nii-öelda ikkagi selle reaalsuse aluseks, eks, et noh, kui öeldaks lastevanematele, et me toodame teie lapsi mahedaga, ja kõik on poolt ja kõik mõtlevad selle all, noh, ma ei tea, maheporgandit, mahekartulit ja mahepeeti ja kõik ja kapsas, kõik mis tuleb. Aga aasta ringi ei ole võimalik seda kõike anda. Ja ei ole võimalik ka näha, et see ratsioon ja see pakkumine oleks alati mitmekesine. No siis me söömegi seda sama mahebanaani, põhiline on mahemakaron, eks, mis oma maitselt on selline, et kui teda pakkuda, siis kahjuks mina teda ka ei söö või õnneks ei söö, paljud ei taha teda, et me ei saa selle mahedaga ka nii-öelda üle mõistuse üle pingutada, eks, et kusagil on see protsent, mis on võimelised koolisööklates pakkuma, ma pakun, et see ongi võib-olla kusagil 30%, 40%, et need toitlustajad ei hakkas ka tegema nii-öelda rumalusi. Ja siis ma usun, et me saame piisavalt hea maheda. Mis puutub Eestimaal, nii-öelda vähemalt köögivilja, siis ma ütleks, et meie köögivili on igal juhul märksa puhtam kui kõik see, mida me kusagilt lõuna poolt kusagilt kokku ostame. Noh, mulle proua ei luba mul kodus viinamarja ütles, et ära sa neid siin küll pesema hakka ja pakkuma hakka, et ma eelmised seisid 2 kuud ja ei mädanenud kompostiunikus ikkagi ära, et järelikult mingil põhjusel see nii on, eks, et millegagi keemiatööstuse toode, jah, millegagi neid on nii palju töötatud, eks, et see selline seis on. Ja ma arvan, et me peaks võib-olla tarbima seda, mis meil kohapeal või siin lähiümbruses kasvatatakse ja ma ütlen, meie põllumees on selles mõttes ikkagi tubli, ta ei pinguta nende väetistega üle ka mürkidega, et kui teha analüüse, siis ma arvan, et saab päris head tulemused, mis on eestimaist toodangut puudutab. Robin. Võib-olla üks huvitav asi, mis me oleme märganud, on see, et kes on need ettevõtted, kellel on toiduvaldkonnas kõige tugevamad eesmärgid jätkusuutlikkusega seoses. Pepsi, Mondelez, siis võtad seal Nestle ja need on kõik ettevõtted, millel on ikkagi väga-väga suured marginaalid ja ütleme, nende suurimad kuluallikad ongi seotud turundusega ja sisendikulu on neil tegelikult üpriski väike. Sellistel ettevõttel pakkuda mahetooteid, ka süsinikuneutraalseid tooteid ja nii edasi on palju kergem kui näiteks pakkuda niisuguse konkurentsivõimlise hinnaga mahepiima, eks ju, või maheliha, eks ju, kus see sisendi hind on sul väga suur osa sellest lõpphinnast. Eks siis ta lõppkokkuvõttes oleneb ka selle tootegrupiga. Et mingites gruppides see hinnamõju on lihtsalt nii väike ja see ongi pigem emotsiooni ost, eks ju, šokolaad näiteks. Ja teises grupis see on sul igapäevane vajadus, see hinnamõju on ka suurem ja seal see kindlasti tarbijat mõjutab rohkem. No see lisandväärtuse jutt, seda räägitakse palju kõikides muudes sektorites ka, et tegelikult kui me tahame eksportida midagi, siis ilmselt nii-öelda commodity eksportida Eestist on üsna mõttetu, aga kõrge lisandväärtusega asju, nagu lastetoidud, eks ole, või ka lemmikloomatoidud, ma ei teagi, kui kartul maksab turul seal mingisugune 1-2 euro vahel, eks ole, palju kartulipüre, selline hea beebi kartulipüre kilohind tuleb, kui salvestada müüb? Ma ei oska nüüd kartulipüre beebi kartulipüre hinda hetkel öelda, eks, aga kindlasti on lastetoidud märksa parema marginaaliga ja neid on ka tegelikult, nad on nagu öeldud, sai on kõrgema lisandväärtusega, nende ettevalmistus nende tootmiseks on kindlasti pikem, kindlasti tuleb uuringuid teha, koostööd lastearstide ja muude tohtritega teha, eks, et see on see, mis nende hinna natuke kõrgemaks teeb. Ja kindlasti on ka see, et lastetoidud on tõesti üks see alalõikus, ka meie kasutame praktiliselt ainult mahetoodangut. Aga see on ka valdkond, mida tegelikult on nagu võimalik ja mõtet eksportida, selles mõttes, et see nii-öelda see väärindus, mis te olete tootearenduse ja kõigega teinud, on nii palju suur ja see nii-öelda see kartulikilo osa seal on piisavalt väike, eks ole, et tegelikult see on ka koht, kus peaks võib-olla rohkem Eesti toiduettevõtted vaatama sinna suunas, et leida neid
neid kõrgema lisandväärtusega valdkondi või siis ka teine tee on proovida siis brändida mingisuguseid meie mahe, ütleme klassikaline selline turundusõpiku näide on avokaados from Mexico, eks ole, et on Mehhiko avokaadod siis või kiivid Uus-Meremaalt, mis on siis võetud tegelikult selline tavaline puuvili ja on ära bränditud, et sellega küsida kõrgemat hinda kui mõne muu. Jah, me ise oleme vaadanud seda seoses Eesti piima ja juustutoodanguga, et huvi pärast vaatasime üle, et kuidas see Šveitsi Gruyère ja Appenzeller, et kes ei ole proovinud, kõigil soovitan proovida, eks ole sellist lehmapiima juustudest, et ütleme, et maailma parimad juustud jällegi maitse asi, aga üldiselt võib-olla on ikkagi lambapiimapõhised manchegod või midagi sellist, eks ole, et kui võtta siis lehmapiimapõhised, et need on väga hästi nagu bränditud ja väga maitsvad. Tuli välja, et Appenzellerit hoitakse mingis lahuses spetsiaalses, et mis on saladused, veel hullem saladus kui Coca-Cola. See retsept ainult 2 elavat inimest pidid teadma, see on kusagil Šveitsis nagu lugu taga seal seifides ja siis lastakse pidevalt seda juusturulli siis seal lahuses ka lastakse seda pisut nagu laagerdada. Ja tegelikult see täiendav hind, mida saadakse, on 5-10 korda kallim juustu hind. Jah, seda sa masstarbimisse ei müü, aga kui nagu väärindamisest rääkida, see oli nagu uskumatu ja see juba piima hinda ka, et piima eest juba makstakse 3-5 korda ja lõpptoote eest 5-10 korda rohkem. Nii et tegelikult need marginaalid on ikka päris jõhkrad, jah. Vahepeal jõudsin järgi vaadata ka Salvesti püree kilohinna. Selveri e-poes on, näiteks ma leidsin siin teravilja pudraguu, mille kilohind on 17 €. Et see on ikkagi siis 10 korda enam-vähem kõrgem kui see tooraine hind on, et kui Eesti müüks kartulit välismaale hinnaga seal mingisugune 1,70 kilo, siis seda püreed saab 10 laeval läheks rohkem, jah. Nojah, et see on nagu, loomulikult need on nüüd sellised suvalised jaehinnad praegu, aga ma kujutan ette, et umbes nii suurusjärgu mõttes see vahe võiks selline olla, ma ei tea, on mu õige loogika või? Eks siin natuke vist, kui hästi sellele hinnale oli näidatud, kas sisaldas ka pakendit ja kõike muud, või oli see puhta tootehind? See on tootehind ja hind praegu koos käibemaksuga, et selles mõttes ta nagu, ma ütlen, et need on kirvega sellised... Kilohind siis? Kilohind on jah olnud siin 17 € Selveri e-poes, et jah, eks see võimalus on ja selle juustu puhul siin see näide sai toodud, et see on üks võimalus, aga kahjuks selle oma brändi tegemine, selle maailma viimine on äärmiselt kallis lõbu. Neid ettevõtteid, kes jaksavad ja tahavad seda teha, neid ei ole meil väga palju, eks on väike ettevõtted, kes võib-olla teeks mingis väga spetsiifilist erinevat juustu, nende finantsvõimekus lihtsalt ei ole nii suur, et nad suudab käia seal, ma ei tea, Šveitsis, Austrias või seal, kus on seda maksevõimelist kontingenti, kes siis tahaks aega, et midagi teistsugust proovida, nendel on ka juba välja kujunenud see sama näide siin, millest ta maksab siis võib-olla ka 5 korda rohkem juustu eest, aga ta teab, et see on maailma parim ja mis iganes, et kui sa lähed sinna selle Eesti juustuga, see võimalus ja vajadus tegelikult on samas ikkagi olemas, et me oleme arutanud, et see peaks olema natuke koordineeritud selle sama Eesti riigi poolt tervikuna, eks on see siis Maaeluministeerium või keegi teine, eks, et võtta need Eesti tootjad kokku ja siis kamba peale leida selline, ma ei tea, geograafilise märgistusega, täismärgistusega või toode või mida siis hakata üle maailma reklaamima ja brändima. Ideaalses maailmas võiks olla ju niimoodi, et kõik Eesti, ma ei tea, juustutootjad või mis iganes valdkonna tootjad, kes on ju tegelikult maailma mõistes väga väikesed tegijad, tulevad kokku ja loovad kamba peale ühe kaubamärgi, millega minnakse maailma, eks ole. Aga tegelikkuses on see niimoodi, et naaber on kõige suurem konkurent ja ei mõelda nii, et läheks naabriga koos, ma ei tea, Saksa turule lööks jalaga ukse lahti, vaid pigem kiputakse... Mina oleks siin ikkagi... ega ettevõtted, see ongi nagu riskantne, bränditootmine, ma ise alati, ühes eelmises saates tõin ka selle näite, et näiteks joogitööstused, sul uue joogi turule toomine UK-s või Inglismaal maksab 1 pound inimese kohta. Okei, et su sihtrühm on 10 miljonit inimest, eks ole, sa pead 10 miljonit naela sisse matma. Ja siis sa ei ole kindel, et kas see õnnestub sul müüa või mitte,
et noh, see on ikkagi väga kallis lõbu ja noh, kui küsida, et mille jaoks üldse meil riik on või EISA või midagi taolist, et noh, riik peakski siis ikkagi kuidagi seda koostööd ja noh, konkurendid on konkurendid, et noh, lihtsalt, et noh, see on väga tore, et tulevad noh, mingid ettevõtted kokku, aga noh, ega see on väga keeruline küsimus lahendada, minu arvates siin ongi see riigi roll, et noh, sellised katusorganisatsioonidega seda kuidagi soodustada ja noh, omalt poolt kõlg alla panna. Aga noh, riigist ja Euroopa Liidust üldse rääkida, siis soositakse ja toetatakse meil ühistulist tegevust. Selle ühistulise tegevuse üks häda on see, et kui siin on need üksikud juustutootjad kõik kokku võtta, siis igaühel on üks hääl. Sõltumata sellest, kui palju keegi sinna oma tööd või raha panustaks ja igaühel see üks hääl on võrdne ka sellega, kui ma võib-olla näeksin, ma ei tea, käiksin 10 messil ja esindaksin kogu seda Eestit, kulutaksin hulga raha, eks, ja otsustamise juures on ikka kõik ühesugused, et noh, kahjuks Eesti inimesed ei ole kuidagi nii väga kokkuleplikud, see ühistulise tegevuse areng Eestis on üldse näiteks põllumajanduses ikkagi väga vähikäiku ja noh, me saame ennast võrrelda siin, ma ei tea, taanlaste ja hollandlastega, kus neid ühistulised ettevõtmised noh, on juba 100-150 aastat vanad. Meil ta kahjuks kuidagi ei võta vedu, eks, et noh, see keegi peab see eestvedaja olema ja tegija ja kellelgi, kes eest peab olema ka ikkagi võimalus selle pealt kas rohkem teenida või seal rohkem sõnaõigust omada. No ja me jõuame sinna ikka väga pikkade selliste arhetüüpideni ju välja, et noh, kuna siis Eestis said need, ütleme, et üldse me pärisorjus ära kaotati, eks ole, noh, tuleks sinna juurde, seal on juba, noh, ma teagi, kui pikk see vahe on 500 aastat või noh, midagi sellist, et võrreldes Lääne-Euroopaga, noh, ja Eesti vahel ja noh, et see põllumajanduses kõik need asjad ikkagi, noh, me ei saa neid ühe päevaga, jah. Räägime investeerimisest ka, et kui nüüd mõelda selle peale, et keegi tahaks paigutada, meie kuulajad mõtleks, et põllumajandus ja toidu valdkond oleks see koht, kuhu vahelduseks siis võib-olla mõnele saastarkvarale võiks raha paigutada, olgu see siis riskiraha või vähem riskiraha, et mis need kõige tulusamad valdkonnad on, et sina Robin, esindad seda ühte valdkonda, mis on siis seotud, kus on see põllumajanduse ja IT selline hübriidala, eks ole, ja noh, võib-olla siis see teine äärmus oleks siis nagu mingi klassikaline millegi kasvatamine, mingisugune, olgu see teravili või piim või midagi, piimakari või midagi muud, et kuidas sina seda spektrit näed, et kus see kõige tulusam, noh ilmselt sa ei tegeleks sellega, kui sa ei arvaks, et see kõige tulusam osa on sellest see IT ja põllumajanduse hübriidvaldkond? Igal asjal on oma nii-öelda koht võib-olla, et kui sa oled alustav ettevõtja, kes tahab nagu väikse kapitali ega ütleme, tahab väikse kapitali investeeringuga midagi teha, siis ma arvan, sellised IT-ettevõtted, noh, ka teistes valdkondades on üks hea viis, kuidas seda teha. Ja noh, teisest küljest, et minul näiteks alustada sellega, et hakata panema kokku põllumaa portfelli, mida ma siis välja rendin kellelegi teisele täna, eks ju, kui kuskilt ülikoolist tuled mingi hetk, et see on ikkagi väga, väga keeruline. See on kapitalimahukas lihtsalt. Just, eks ju. Et noh, samal ajal, kui sa oled juba endale noh, kõvasti on seda kapitali kogunenud, siis põllumaa metsamaa investeeringuna on ju tegelikult täiesti noh, ajalooliselt olnud täiesti adekvaatne. Vaadates edasi, ma näen seda, et võib juhtuda, et see tootlus noh, pikemas perspektiivis ka jätkub, aga pigem võiks, ma arvan, eeldada, et see on niisugune rohkem nagu inflatsioonivastane viis seda vara säilitada, millel on siis ka omad riskid, eks ju, seoses sellega, et kuidas ilmastik muutub, kuidas noh, meil on siin Venemaa naaber, eks ju, et isegi kui me ei võib-olla noh, ei karda seda, et see maa ära võetakse, see kindlasti mõjutab maa hinda. Siis meil ka meretase tõuseb, mis tähendab seda, et ranniku ääres võib maatükid väiksemaks jääda. Poldurid tead, kui võtad ära, võimalus, meri toob sulle väetist. Aga ma arvan, et üks ütleme seal kuskil vahepeal on ju, noh, ma ei tea, ongi selle põllumajandusega tegelemine, et ja ise toota, aga see on ka tegelikult täna üpriski teravilja kasvatusega alustada on ikkagi üpriski keeruline, et see kapitaliinvesteering noh, nullist, eks ju, et see kapitaliinvesteering on väga suur, nüüd võtta lihtsalt rendimaa, siis ainult rendimaa pealt niimoodi kasumlikult toimetada, peab ikkagi väga-väga efektiivselt suutma, et noh, ma ise ei tea, kas on põllumehi, kes kui nad vaataks,
et peaks maksma 200 eurot hektari kohta renti ja siis suudaks nagu kogu oma pindala pealt ja suudaks kasumlikult toimetada. Aga see võib olla jällegi valdkond, kus võib olla niisugune marjakasvatus, juurviljakasvatus, puuviljakasvatus, võib-olla mingil määral lihtsam, aga ma ei oska ka öelda, et kus sa saad väiksemate mahtudega alustada. Või ka mingi tooted, ütleme, turule toomine, aga see on ka, nagu me enne siin arutasime, et selle mingi brändi loomine. Ma ei kujutaks ette, kuidas ehitada bränd, mida ostavad siis sakslased ja prantslased ja nii edasi, et see kõik on ka väga keeruline, et eks lõppkokkuvõttes igaüks peab ka vaatama oma tugevusi ja võimalusi ja minu puhul oligi need teadmised lihtsalt IT ja põllumajandus. Ja ma korra laulan need põllumaa hektari hinnad siia ette, et Baltikum on, ütleme, see suurusjärk on 5000, natuke kõrgem. Euroopa Liidu keskmine põllumaal hektar on 15 000 ja näiteks Holland on 100 000. Vau! See on siis see müügihind, jah? Jah, müügihind, selline põllumaa hind, jah. Suurusjärgud sellised. Kas selle Hollandi 100 000 hektar, ütleme, kui ma nüüd ostaks 5000 eest Eestis ühe põllumaa tüki ja 100 000 eest Hollandi. Selle Hollandise laevaga. Kas ma saan Hollandis 20 korda rohkem tootlust sellele tükile siis või kuidas see võimalik on? Ma arvan, et seal on paar asja. Seal on 2 poolt, et üks on see tootluse pool ja teine on pakkumise nõudluse suhe. Et mingil määral ma arvan, keskmine tootlus Hollandis võib olla ka kõrgem, aga mitte just teraviljakasvatuses, vaid see, et sul on seda, köögiviljase kasvatus näiteks, sul on hektari pealt tootlus on kõrgem. Ja kui sul on seal koha peal olemas rohkem võimalusi, kuhu seda müüa, eks ju, see turg ja tarbimine on seal ja tööstus on seal, siis on sul seal, ütleme, rohkem ka seda köögiviljakasvatust tekkimas. Või Hollandis tulpe kasvatada selle hektari peal, siis ilmselt tootlus on kõrgem kui Eestis teraviljaga, eks ole? Jah, täpselt, näiteks see, kui huvitav ongi see, et Holland ju tegelikult on maailma number 2 põllumajandussaaduste eksportija Ameerika järel ja nende põllumaa pindala tegelikult on sama nagu Eestis. Et ütleme mingid... eks nad ostavad ikka belglaste käest kokku. Brändivad ära. Aga teine viis, kuidas sellest mõelda, on kas lihtsalt see nõudluse pakkumise suhe maa osas, et kui sul on paljud inimesed ka seal Hollandis, eks ju, paljud ei osta seda põllumaad, ei oma seda põllumaad ainult põllumaad, ütleme, tootmise pärast, vaid neil ongi, nad on investeeringuna, see on niisugune stabiilne, need kujutavad ette, et see on stabiilne, eks ju, veidi nagu kuld, et kulla alternatiivina ja kuna seal seda jõukust on rohkem, siis on ka see põllumaa hind läinud kõrgemale. Ma arvan ka Eestis võib-olla põllumehed, kusjuures ma arvan, et Eestis ka põllumehed on teeninud rohkem kasumit põllumaa hinnakasvust viimase 20 aasta jooksul, kui nad on teravilja tootmises, eks ju. Et nii on. Ja see Hollandi näide oli siin hea näide, et ma võrdleks seda nagu kunstigagi kasvu, et mõned aastad tagasi Eesti kunsti hind oli suhteliselt madal, siis tekkis kõigil huvi ja siis kunsti aeti üles ja nii ma arvan, et täna kunstitööd, mis võis saada mõne aasta eest, ma ei tea, 2000 eest, täna pead sa 20 000 maksma. Ilmselt selle Hollandi põllumaaga ka niimoodi, et kui seda on vähe, siis inimesed tahavadki mingi kindla investeeringuna seda näha ja maksavadki selle raha, eks, et seal ei ole midagi imestada. Võib-olla, ma ei tea, võib-olla tulvikasvatusega teenib selle rohkem kui Eestis võib-olla selle hektari, kordades rohkem, ma mõtlen. Aga ega teraviljakasvatust ja ma ei tea, Hollandis on kindlasti loomakasvatust üks jagu, eks, aga see tootlus ei ole sellise kordades suurem, kui on siin Eesti maa hinda võrreldes 20 korda kindlasti mitte rohkem. Minu arusaam muidugi on ka see, et ega põllumajandus on ka paljuski funktsioon ikkagi veest. Kui vaadata, et kas sul on see vee kättesaadavus või kas sul vett on või ei ole ja et ütleme, et kui siis sinna täpselt, et kui me rääksime Araabias on midagi taolist, et ega seal ei ole kusagilt näha, et seda vett juurde tuleb, et ja nad just arutasime, mis on see desalination on vist soolatustamine või mis seal praegu on aga selle häda on see, et sa võtad soola välja, siis sa lased selle soola, lased sinna merre tagasi, et väide on siis see, et see meri läheb seal kogu aeg järjest soolasemaks. Aga investeerimisest veel, et härra Ipits, et kuidas teie vaade on, et te olete väga pikalt selles valdkonnas olnud, et kus kui nüüd keegi
saate kuulaja mõtleks, et põllumajanduse toidu valdkonda tahaks investeerida, et kus teie näete sellist potentsiaali tulevikuks? No ma ütleks, et siin on väike võrdlus selle sama põllumaaga. Toidutööstus ei ole kunagi olnud väga suure marginaali ja tootlusega. Kui ma võrdlesin, neid toppe tuleb ju Äripäevas kogu aeg, kui sa võrdled, ma ei tea, kas või saetööstuse, kus käibest on, ärikasum on 20%, 12%, siis meil on ta ikkagi, hea on see 4-5%, eks. IT-s võib olla üle 50 sellel juhul. Jah. Aga mis on nagu meie eelis on see, et me kunagi ka päris põhja ei kõrba, eks. Et inimene süüa ikkagi tahab ja kes siin majandab ikkagi enam-vähem mõistuse pärasest, see nii-öelda jääb pinnale, et siin nii suuri riske ja kõikumise toidutootmises kindlasti ei ole. Aga et sinna tasuks just ekstra investeerida, ma ütlen, et siin eks seda ka kogu aeg toimub, võib-olla see on see valdkond, kus on võimalik väiksema kapitaliga ja tulla proovima ja katsetama, eks, et neid ettevõtteid, mis tootmisse tulevad, on ju toidu poole pealt ikkagi üksjagu ja osa neist jääb ka elama. Et siin ei ole see mingi uudis ja eks inimene arvab ka ikka, et see on see valdkond, kus ta oskab majandada, kus tal on mingil määral teadmisi ja neid teadmisi saab ka ikkagi kusagilt siis tööjõuga ka kokku osta. Aga nagu me näeme seda, et meie toidutööstus Eestis on nagu suurem osa on ju tegelikult ikkagi maha müüdud, siis soomlaste omanduses või siis kellegi teise omanduses ja need on need rahvusvahelised kontsernid, kes hoiavadki siis toidutööstust suht madala marginaaliga, aga ta on neil kindel ja stabiilne äri. Et eks siin on neid teooriaid ka, et ega võib-olla siin mõned naaberriigid, et nimesid nimetamata, et nad tahavadki kontrollida neid hindasid ja nad taotluslikult siin, et ei tahaksid väga nagu raha teenida, aga selleks, et vältida kas konkurentsi koduturul või midagi taolist, eks selliseid teooriad on ka siin käigus, aga veel kord, et kui ikka selle investeerimise juurde tagasi tulla, meie saate hüpotees oli ka see, et meil on tegelikult konkurentsieelis põllumajanduses Eestis, reaalselt on meil see olemas, et me ei ole üldse paha nagu põllumajandusriik, kui me nüüd vaatame majanduse struktuuri ja edulugusid, siis tegelikult peaks meil neid edulugusid ja majanduse struktuuris peaks seda tunduvalt rohkem olema, viimastel aastatel on ka ikkagi nagu juurde tulnud, et kui vaadates ka siin Tartu kandis Tartu mill või ka piimatootmised on mõned väga kasumlikud, aga et mille taha siis asi ikkagi nagu jääb, et teoreetiliselt võttes raha peaks ikkagi liikuma sinna, kus et kas siis oleme liialt ahned või taha seda rasket tööd teha või mille taga see kinni on, kasutamata potentsiaal, et miks? Aga siin näiteid see toodud just kas või selle piimatootmises, et meil on väga tugevaid piimatootmisfarme aga seis on selline, et keegi ei kipu täna veel börsile minema, ilmselt on leitud, et on potentsiaali ise arendada ja eks seni siis arendad, kui siis õige hetk selle börsile minekuks on ja raha kaasamiseks juurde vaja on, samas kui sa raha kaasata tahad, siis sul peab ka kindel äriidee olema, kuhu sa selle raha paned. Et lihtsalt väljavõtmiseks ei ole see ka, mis sa siis jälle uuesti selle rahaga peale hakkad. Et ma usun, et see protsess tegelikult lähiaastatel hakkab toimima rohkem, kui ta on toiminud seni. On ju nähagi, et ega siis põllumajandusettevõtted on muutunud suuremaks, need kes farmide omanikud on, täna on näha, kas või võtame siin Infotori, kes investeerib ka ju põllumajandusse, kellel on ikkagi rahalisi vahendeid ja peab selle perspektiivi, siin võib-olla Helenius oma äridega vaatab siia ja vaatab ka sinna Ukraina poole, ei ole selles midagi imelikku, eks, et see muutub järjest atraktiivsemaks. Kas Salvestil on ka olnud mõttes börsile minna või? Ei, ma ei näe seda börsile minekuks, ma ütlengi, siis me peaks börsile minema, siis me peaks kaasa mingi raha, millega meil oleks reaalne võimalus, kuhu seda investeerida ja mis sellega teha, eks. Et kui see... Lätist kokku osta ikka, Kui oleks mida osta, me ei ostnud ju ka Põltsamaa tehast, sest me ei leidnud selles midagi endale sünergiat selles ostus juurde, sest küll see mahlatootmine, mis seal on tegelikult väga hea ja ilus, need seadmed on seal korralikud ja pakkeseadmedki on sellest, aga see seade ise on selle võimsusest kasutatakse täna ära 15%, sest mahlaturg on lihtsalt nii konkurents tihe Eestis, siin on pakkumist nii palju ja marginaalid nii väiksed, et siin sellega nagu raha teenida ja sellega eksporti minna
siin ma ikka tarbijana tahaks ikka vahele hõigata, et apelsinimahl 5 euro liiter, eks ole, vaatasin, siin müüakse, keegi oli just hinda tõstnud, mida, ma saan aru, et Eestis meil siin muidugi ei toodeta, aga ma ei tea, kuidas see 5 euro liiter, eks ole, raha ei teeni, minu pealugu sisse see ei mahu. Ma usun, et apelsinimahla mitmesugust pakkuda on seda apelsinimahla, mis sulle tuuakse kusagilt kontsentraadina, lahendatakse siin selle veega ära ja pannaksegi siis sellesse pakendisse ja siis kindlasti jood seda, ma arvan, ei ole ka midagi halba ja on ka seda, mida siis tuuakse täis originaalis ikkagi kusagilt kohale ja nende hind ongi võib-olla kõrgem, eks, et see valik on kindlasti olemas, aga tarbija tavaliselt ikkagi valib seda hinda, nii et et siin turul püsida, siis sa pead piisava koguse müüma ja selle hinnaga, mis on tarbijale vastu. Aga kas te ütlesite, et küsimus on, et mis selle rahaga peale hakata, aga kas need samad lastetoidud, mida te praegu päris edukalt Euroopasse ja mujalegi ekspordid, kas seal ei oleks nagu suuremat potentsiaali, et seal on muidugi suured Nestle ja kõik suured tegijad, eks ju ka ees, aga eks seal ongi, ega seal konkurents Euroopas on ka ikkagi tihe ja see ei ole sugugi kerge, eks. Lastetoit on ka kindlasti üks selline toit, kus sa pead enda kvaliteeti ja stabiilsust suutma pikka aega tõestada ja kindlalt turul tõestama, kus sageli on ka väga palju niisugusi bürokraatlikke tõkkeid ja kohustusi, mida sa pead täitma ja mida tarbija vaatab. Et see nii kerge ei ole ja kui me kindlasti kusagil sellise turuvõimaluse leiame, siis ma ütleks, et eks me siis ka vajadusel küsime ka kindlasti raha. Ja neid rahapakkujaid, kes oleks sellises äri, on ka ilma börsita olemas. Ja, aga Robin, sina ka, et miks me siis ikkagi allpool oma selles kergekaalus võistleme, kui võiks nagu raskekaalus võistelda? Eks see olenebki, et ma arvan, et lõppkokkuvõttes ega ettevõtjad teevad ise oma otsuseid, meie e-agronoomiga mingis mõttes oleme ka ju ikkagi selle põllumajandussektori, kuigi me just läheme ametlikult IT-sektori alla, aga mingis mõttes põllumajandussektori, eks ju, eksportijad. Nimi on vähemalt põllumajandussektori. No just, eks ju, ma mõtlen kuskil statistikas me lähme IT-sektori alla, aga sisuliselt on ikkagi ju põllumajandus, et meie seda näeme, et on lihtsam minna tegema midagi, mida varem ei ole tehtud. Ja üks asi, mida me täna ju tegelikult Eestist oleme hakanud eksportima, kus on Eestis väga suur võimalus, on põllumeeste poolt pakutav globaalne jäätmekäitlus. See on CO2 krediidid, eks ju, süsinikukrediidid, et see süsinikukrediit ei ole ju mitte miski muu kui CO2 ümbertöötlemine mullaks. Mis on jäätmekäitlus, eks ju, et me küll CO2 silmaga ei näe, aga ta on prügi, mis tekib. Ja võt siin ma tahangi vahele küsida, et siin on, ma ei tea, kas me kliimani jõuame või jõua, aga väide on ju see, et mida rohkem CO2, seda paremini taim kasvab ju. Ja, see on suuremad džiibid. Kasvuhoonetesse, eks ju, pannakse CO2 juurde ja nii edasi, Probleem on muidugi selles, et kui sul selle CO2 kasvuga tuleb ka pikad põuaperioodid, nagu siin vahepeal oli, või siis tuleb siuke hoogne, tugev vihm, mis kogu selle vilja vastu maad paneb, et siis ta on muidugi jama, eks, aga eks siis suures pildis ikkagi arvatakse, et see CO2 kasv täna atmosfääris maailma toidutootmisele muudab seda keerulisemaks. Just see kliima ebastabiilsuse tõttu siis. Jah, just, ja ebastabiilsus ja mõnes kohas, võtame eriti Hispaania, eks ju, et kus on ikkagi järjest keerulisem seda toitu toota. Aga see on ju, nii-öelda kliimaprognoosid näitavad ka seda, et paras vööde, siis kus me ka asume, muutub järjest ahvatlevamaks, et see sama näide, et need Saksa veinid on juba päris head. Jah, et Hispaania, Kreeka ja rääkimata Austraaliast ja seal on ju tasapisi muutuvad suved juba elamiskõlbmatuks ja tulekahjud ja põuad ja kõik nii edasi, mis tähendab seda, et tegelikult järjest rohkem lähevad parasvööd meie kandi maad riigid hinda, et siin on nagu ühest küljest ilmselt see on migratsioonisurve, sellega võib kaasa tulla, mis jällegi tähendab võib-olla seda, et meil lõpuks saab olla piisavalt kurgi ja maasikakorjajaid, kes seda tööd ära teevad ja siis on ka neid, et
mõnes mõttes ju optimistlik vaade, et kliima sellises üldises halvenemises meie suhteliselt võidame. Me siin enne tegimegi nalja, et Ando ütles, et Dubais elamine, mis on praegu päevakajaline, ongi nagu Marsil, eks ole, see ongi Marsi eksperiment ju mõnes mõttes, sul on väljas soe ja öösel külm ja vett ei ole. Sisuliselt suvel seal ei oleks võimalik elada, kui poleks siseruum, eks ole. Aga täiesti arusaadav, et see ongi, kui meie vaatame prioriteete siit, eks ju, Ukraina versus sõda Ukrainas, eks ju, versus see kliimaprobleem, siis meile kliimaprobleem on kindlasti väiksem probleem kui see sõda. Vaatad seda Hispaanias, nemad vaatavad seda täpselt vastupidi, eks ju, neil on põuad, metsapõlengud täna, aga see, et siin nad saavad aru küll, et see mõjutab kogu Euroopat, nii nagu meie saame aru, et see kliimaprobleem mõjutab ka meid kaudselt, eks ju, aga mis see kõige põlevam probleem on, et Eesti üldse, kui sa võtad ka küsitlustes, siis keskmise inimese suhtumine nendele kliimaeesmärkidesse ja nii edasi on madalam kui Euroopa keskmine. Sellepärast, et me omal nahal väga ei tunne seda. Võib-olla, jah. Et see, et on ilusad suved ja talv ka nüüd oli üle hulga ja normaalne, et see täitsa nagu tundub, et väga hästi on ju. Ja, aga jätkakski siit üleminekuga igavikulistele teemadele, et sellised kultuurid ja arhetüübid ikka ja küsiks natukene nõu ka, et meil on alati pea igas saates ikkagi muuseumid ja ma ei tea, me oleme vist hakkame vanaks jääma. Ando, et hakkab mingitest muuseumitest rääkima, aga et ma ei olegi vist Eesti põllumajandusmuuseumis käinud või kui te olete, et kus maailmas sellised head muuseumid või põllumajandusmuuseumid või kui me räägime põllumajanduskultuurist, et mida soovitada, kuidas sellega tutvuda, kuhu lapsi viia. Äkki on mingi hea toidumuuseum olemas. Ja toidumuuseum, restoranid jah, eks ole, sellised huvitavamad. Kindlasti on šokolaadimuuseumid ja sedalaadi muuseumid on olemas ja võib-olla kindlasti joogi, igasugused Calvados ja neid on Prantsusmaal ja konjaki teemad ja niisugused asjad, mida on ka lihtne seal muuseumis võib-olla säilitada, toitu kahjuks päris museaalse eksponaadina väga ei säilita, sa võid näidata, mismoodi kunagi toodeti ja mis tehti ja neid seadmeid seal eksponeerida, et kui huvitav see alati just on, eks, aga kindlasti mingil määral on need olemas ja meie põllumajandusmuuseum, mina pean tunnistama, et mina elan sealt mitte väga kaugelt, nii et minu lapsed on seal põllumajandusmuuseumis vanasti ikkagi praktiliselt kasvanud selle muuseumi najal üles, sest me seal iga suvi käisime üritustel ja käisime ka neid ekspositsioone vaatamas, iseenesest ju väga tore, et meil see muuseum soovitad, et kõigil läbi astuda? Soovitan kindlasti. Aga eks neid kohtab ka maailmas mujal, ega siis muuseum ei ole kahjuks selline, mis ettevõte, mis väga palju sisse toob, eks, et seal peab seda indu ja tehatahtmist ka olema, eks, et aga turismiatraktsioonina ikkagi paljud piirkonnad midagi on selles suunas ikkagi ära teinud. Nad ei ole võib-olla nii suured kui meie põllumajandusmuuseum, eks, aga siis väiksemaid kohtab ikkagi praktiliselt Euroopas ringreisides ikka midagi. Robin. Ja muuseumid kohe pähe ei tulegi, kui ma mäletan Hollandis näiteks on Mulla muuseum. Või mida vaadata või põllumajandusega tutvuda laiemalt, jah. Just, et tegelikult ma mõtlen, et kuidas seda igal ühel sellist võimalust tekitada, aga üks, mis minu töö juures on ikkagi väga lahe, on see, et saab käiagi päriselt nende põllumeeste juures, kes Hispaania põllumees, meil on Ida-Aafrikas mõned põllumehed, eks ju, et just eelmine aasta käisin Moldovas, me oleme Ukrainas käinud, me oleme veel lisaks sellele teinud oma esmaste investorite grupiga Hiina põllumajandusreisi, eks ju, et kui käia neid põllumehi külastamas ja vaatamas, kuidas nad toimetavad, üks asi on, meil on see äriliselt oluline, aga teine asi on, näed hoopis teist seda kultuuri osa, et ööbida Hispaanias kuskil Madridist võib-olla 1,5 tundi mingis külas, kus on 2000 inimest elab ainult ja see on Hispaania nagu soe riik, eks ju, aga jaanuari-veebruarikuus võib ikkagi päris külm või jahe seal olla, et öösel on 0 kraadi ja mingit soojustust ei ole, eks ju, ja kütet ka ei ole, et sa lõdised seal, aga hommikul lähed seal all külas, tehakse see üks baar lahti, kus pakutakse hommikusööki, siis lähed kohtud põllumeestega, siis mingi kuskilt teises külas on restoran, mis avatatakse ka ainult lõuna ajal ja pigem kohalikele, räägid seal juttu, alguses väga ei saa hakkama, aga nemad ei räägi inglise keelt, ise ei räägi hispaania keelt,
aga peale paari veini hakkavad need jutuajamised ka juba edasi minema. Jutt oli hommikusöögis. Siis see lõpuks lähebki sujuvalt õhtusöögiks üle, jah, et see on hästi, see on nagu, randas samamoodi, eks ju, imeline riik ja väga huvitavad inimesed, et näha seal nagu seda reaalset põllumajandust, sa näed hoopis teise nurga alt seda kohalikku elu. Jah, võib-olla jah, siis küsida, et kus on nii palju käinud, et ma ei tea, kus need suured riigid veel on, Argentiina ja kus need veel suured põllumajandusmassiivid ja USA muidugi. Mehhikos vist mingi äri ka, eks ole oli. Et lihtsalt, et kui käia või inimene tunneb selle põllumajanduse vastu huvi või tahab vaadata suurt, eks ole, nisupõldu, eks ole, kui see nagu teist otsa näha ei ole. Kuidas mina nagu, kuidagi nagu põllumajandust klassifitseerin, nagu üks viis, kuidas me oleme klassifitseerinud, on see, et Euroopa on piirkond, kus toetustega hoitakse neid väikseid perefarme. Siin on kõige rohkem neid on võimalik leida. Nüüd Venemaa, Ukraina, need on need piirkonnad, kus on need teised äärmused, kus on nagu väga-väga suured farmid, mis ei ole ka päris turutingimustele, ma ütleks, ei ole tekkinud, et kunagi külastasime ka Venemaa farme, eks ju, ja seal oli 800 000 hektarit farm, see kuulus endisele kubernerile ja kuidas ta selle sai, oli see, et piirkonnas varem oli mitu väiksemat farmi, aga siis öeldi, et nii, siin on teil nüüd see haigus, siin on see haigus, siin on see haigus, kas panete kinni või siis müüte ära. Ja lõpuks saadi, eks ju, niimoodi need suured farmid kokku. Ja kunagi, päris pikalt oleme näiteks Kanades aega veetnud, et mulle tundub, et seal on need kõige optimaalsema Kanada, Ameerika kõige optimaalsema suurusega turumajandusel põhinevad farmid. Sellega 2000 hektarit ja tihti ka tegelikult ikkagi pereettevõtted, kuigi seal on töötajaid ja nii edasi, aga nad on ikkagi perekond juhib seda tihti. Et need on need võib-olla klassifitseerimised ja siis on Aafrika, kus on see, et üks farm on 1 hektar, et kus on hoopis teine tase. Ja siis on Hiina, kes on liikunud selle 1 hektari pealt niimoodi täna, et kus on juba 200 hektarit. Ja see on läbi selle läinud koostöös, et kus need, koos sellega, kus need inimesed on liikunud järjest sinna rannikule tööstustesse ja tööjõud on vähem ja nad on pidanud kasvama. Ja muuseumidest rääkides veel omalt poolt, see ei ole ka nüüd otseselt muuseum, aga vähemalt on ta põllumajandusega seotud, et ma üldiselt küll väga sellised turistilõkse ise ei armasta, aga ma pean tunnistama küll, et Hollandis Keukenhofi lilleaed on küll koht, mida kindlasti tasuks külastada, et see on päris muljetavaldav. Nojah, ja või tegelikult aiad lähevad ka sinna alla, ta ei ole nüüd päris, ta ei ole põllumajandus, et ega me neid ära ei söö, eks ole, selles mõttes, aga jah, et aed kui selline, et ikka. Aga toidust veel lõpuks rääkides, Eesti toit, et meil on siin palju räägitud, et eriti turismi seisukohast ka, et enam odava viina ja odava eluga siin turiste ei peibuta ja nüüd on toidukultuur, et väidetavalt soomlased peavad Tallinna restorane Helsingi omadest paremaks ja käivad siin ja toit on nii tühedalt selle põllumajandusega seotud, et kuidas te nagu hindate, et kas Eesti sellisel toidukultuuril, et seda potentsiaali, et inimesed tuleks siia, ma ei tea, selleks, et kas siis vanalinnas Tallinnas käia söömas või äkki isegi külastada mõnda farmi, kus talle pakutakse siis tõesti mahe kohaliku nii-öelda vanaema retsepti järgi tehtud toitu, et kui suur sellel potentsiaal on, et Velja, mis te arvate? Jah, võib-olla turismiinduse inimesed oleks sellele selgema vastuse oskaksid anda, et eks neid ettevõtteid selliseid, mida tasub külastada, kas või näite tõid siin neid väikesi talurestorane, kus siis pakutakse, ma ei tea, 3-4 käigulist lõunat ja neid tehakse ka ikkagi tegelikult täna ette tellimisel ja need ei ole väga suured, neid pakutakse lauda ette on 6, 10, 12, mõnes kohas on natukesed, et see muudab nagu välismaalase jaoks selle natukene raskeks, et sinna peab üks turismifirma vahele. See ei ole nagu ära tootestatud, jah, niimoodi. Et turismifirma peaks seal vahel olema. Tallinnas on jah need restorane tekkinud äärmiselt palju. Mina ütleks, et osades siiski nende kvaliteet
ma ei ole väga sageli nende külastajaks, osadel jätab ta soovida ja osad on tõesti väga-väga heas, nii et ma ei imesta, et soomlased aeg-ajalt sinna tulevad ja sealt seda naudingut otsivad, kindlasti on see naudingu juurde käib ka see, et ma sõitsin kodust ära, tulin Tallinnasse, kõndisin ringi ja siis saingi siin hästi süüa, et eks ta niimoodi kindlasti emotsionaalselt sobibki kokku. Et seda saab ja tuleb ka ära kasutada, Tallinn seda teeb. Veiniga on see lugu, et minu arust lähed kuskil veiniistandusse, jood seal veini, maitseb üli hästi ja siis võtad selle pudeli kaasa, jood, kodus ei ole üldse nii hea. Et ma arvan, mingis mõttes, tegelikult Eestis on ka seda loodust on ikkagi päris palju, et see loodus ja toit käivad kokku, et seda kuidagi tootestada veel rohkem ja tuua veel rohkem nagu välismaa inimesteni, et tegelikult see on harukordne ja eriti nüüd, kus need suved, augustikuu on ju puhkustekuu Euroopas, aga puhata nagu Lõuna-Euroopas on tapvalt kuum. Et see võiks isegi olla täitsa Eesti võimalus. Et me just Andoga käisime siin lõunat söömas ja siis tegelikult seal oli menüüs oli 8 jalgi ja et kui sa siis mõtled, et mis see point on kusagil Eestis, eks ole, sellist aegunud või siia ujunud, pikalt ujunud 8 jalga süüa, eks ole, point on ikkagi see, et kui sa tahad 8 jalga, siis sa lähed sinna, kus see 8 jalg nagu reaalselt elab, siis teistpidi ma pean natuke pikemalt nüüd seletama, aga ma siin aasta aega tagasi sõitsin seal Dordogne jõe orust läbi ja seal on seal on 2 küla Prantsusmaal, mis võistlevad omavahel, et ma oskan neid täpselt võib-olla hääldada, et üks on Domé, teine on Benaket Kasenak. Ja seal on siis oli ka mingi restoran ja siis ma pärast käisin seal, küsiti, et kuidas on ja siis ma ütlesin, et okei, liha on liha, eks ole, ausalt öeldes et liha kvaliteedi vahet, et kas sa nüüd ütled, et mis see vahe on, aga need juurviljad olid see, ma ütlesin, et seal olid maailma perfektsed nagu juurviljad ja minu selliseid perfektseid juurvilja on ikkagi väga raske teha ja minu selle nagu jutupoint on tegelikult see, et me peaksime seda, mis me siis siin kasvab või kohalikult mõtlen seda sama juurvilja või piima või kuidagi väärtustama ikka neid värskeid toiduaineid pakkuda, mis me siin nagu kasvavad, mitte seda kaheksa ja ikkagi üritada maha müüa inimestele. Kui vaadata Tartu Turuhoone kalahalli, siis siin on päris korralik valik ka Emajõe ja Peipsi ja Võrtsjärve kala, et ei peagi tingimata 8 jalga siit kuskilt tooma, et haugi ja koha ja latikat on ju siin nii-öelda koha pealt võtta. Me võiksime kuidagi nagu uhkemad ikkagi olla, et mis me seda hispaanlasele seda 8 jalga siin pakume, on nagu point, eks ole. Sellele Lõuna-Euroopa turistile, eks ole. Eesti kala on tegelikult väga, üldse Põhjamaades minu arust kala on tegelikult ju väga hea. Aga optimistliku noodiga lõpetaks, et meil on põllumajandusega Eestis nii mõnegi näitaja järgi väga hästi, me oleme Euroopa tipus, meil on kasutamata potentsiaali, meil on kliima, mis läheb järjest paremaks, meil kasvavad hästi nii loomad kui juurviljad siin ja meil on inimesed, kes ei ole ära unustanud veel seda oma talupoeglikku minevikku ja ilmselt siis neil on kuskil geenides olemas oskus toidu ja põllumajanduse tegeleda, et tegelikult kõik need komponendid on olemas, et tõenäoliselt seda valdkonda ootab ees senisest veelgi helgem tulevik või? Ja õige, ja ma arvan, et me peaksime ikka selle põllumeeste traditsiooni üle uhked olema, et kui siin ma suhtlen viimasel päris palju soomlastega ja soomlased on ka sellised, ma ei tea, mis õige sõna olla, mida öeldakse talurahvas või sellised lihtsad inimesed ja tegelikult on minu arust need mitte lihtsad, aga põllumees või selline, me peaksime teed ikka oma traditsioonide üle uhke maalähedased, on see sõna maalähedased, et mitte kuidagi 20. korruse tüübid, eks ole. Mina ütleks selle kohta lõpetuseks nii, et eelista Eestimaist ja sa ei ole lõpuks petta saanud. Sa talitad õieti. Niimoodi ütles Veljo Ipits, Salvest Johanik stuudios olid veel Robin Salu, Oksee agronomist ja saatejuhid Hanno Lindberg KPMG-st ja mina olen Hando Sinisalu, aitäh kõigile kuulajatele. Aitäh.